küsimus ongi see, et kas sa tahad võtta vastutuse oma elu eest, kas sa tahad elada normaalselt täisväärtuslikku elu, see on sinu enda küsimus, kas sa tahad seda vastu, kas tahad ohjad enda kätte haarata. Te võite teha, sa võid minna osta selle paki suitsu, mine tõmba kui tahad. Ise siin see, kui aus sa sellega enda vastu oled. Ega me tihti peale ju, kui me halvas seisus endaga oleme, ega siis me mõtleme, et mida teised mõtlevad, et ma kõigile rääkisin, et ma jätan maha ja värgid ja nüüd, kurat, ma näen nii loll välja ja oi, mis jama sealt tuleb nüüd ja tegelikult on see, et inimene vaata endale otsa, sa valetad ainult endale. Tere tulemast kuulama Ingede podcasti 32. episoodi. Tahaksin tänada ka omalt poolt veel meie armsaid toetajaid, Lumiorava vett, kes pakub meil siin kuumal suvepäeval mõnusat kerget jahutust, kosutust. Kindlasti ka Võhma küünlavabrikut, kes annab meile siin sellist mõnusat soojust ja valgust ja imelist lõhna siia stuudiosse. Ja ka Aleksander Butiiki, kes toetab meid armsate riietega ja ilusatega. Tänane saatekülaline on mees suure M-tähega. Mees, kes on tulnud läbi erinevatest kitsaskohtadest ja keerulistest olukordadest. Mees, kes on väga palju, võib-olla väga palju tulnud väga rasketest kohtadest läbi, aga siin ta saabki neid asju nagu rohkem rääkida ja jagada. Mees, keda mina väga austan ja kes on mind väga palju inspireerinud just läbi oma eluliste muutuste. Ja ega kes ta muu on, eks ju, ma ei ole Evelin ühtegi sõna lasknud öelda, aga ikkagi kes ta muu on. Ta on minu enda armas vend ja tema siis poeg, Evelini poeg, Maarja. Et tere tulemast, Maarja. Tere, Maarja poja. Tervist, ema ja väike vend. Mis ma nüüd nii väike olen, aga natuke ikka. Väiksem kui sina, eks. Aga võib-olla alustuseks, Maarja, läheks sinna kohta, kuidas sul see, nagu, kus me ikka algusest saab, on see lapsepõlv. Et räägi, milline laps sina olid 5-aastasena? Mul on hästi hea meel, et sa selle küsimusele nagu sellise päevavalgele toonud, sellepärast, et see küsimus oli üks küsimustest, mis me kunagi siin arutasime, et see võiks tulla. Aga enne, kui me selle küsimuse juurde jõuame, ma tahaks tänada teid mõlemad, sest te olete ääretult tublid, te olete tohutult, näete vaeva selle podcasti asjadega, et ma usun, et paljud vaatajad ja kuulajad tegelikult ei tea, kui palju see nõuab teist ja kui palju te peate siia pühenduma ja kui palju te ise panete sellele asjale õlga alla. Et ma loodan, et seda märgatakse palju, sest see töö, mis te teete, on ääretult ilus. See aitab paljusid ja mina olen selle üle õnnelik. Me peame sind tänama, sest ei saa seda ka maha vaikida või jätta mainimata, et sina oled väga palju sponsoreerinud meid, et see saaks üldse siin toimida. Et selle eest suur tänu sulle. Jah, see on siuke väike õla alla andmine, aga tegelikult suure töö olete te ikka ise ära teinud, et seda ei saa sellega võrrelda. Jah, ühesõnaga minu jaoks mul on ääretult hea meel, et te kutsusite mind. Minu jaoks on see nagu nii crazy, et esimest korda olla podcastis. Et mul on närv sees, ma ei varja seda. Mingitel hetkedel ma kindlasti tõenäoliselt lähen näost punaseks, sellepärast, et see on nii crazy nagu. Ja lahe on olla siin. Jah, okei, lähme selle küsimuse juurde. Jah, et kui me tuleme tagasi sinna lapsepõlve poole peale, et kui see sama küsimus, 5-aastane, täpselt, jah. Milline see Maarja oli 5-aastasena? Milline see Maarja oli? Me olime palju vanavanemma juures, kui täpne olla. Ja see lapsepõlv mõõdus seal. Sellise mängu ja kõige selle virvarri sees. Et ema meil toimetas sellel ajal linnas, Tallinnas. Oma tööde tegemisi, üksik ema nagu ikka, et 10 lapse eest rabama. Aga meil oli seal päris lahe tegelikult, seal maal vanema juures. Ja see aeg on natukene meeles. Et 5-aastane Maarjo oli üks tore poiss, üks hea südamega poiss. Ta väga palju hoolis kõigist ja kõigest. Tal oli sõpru vähe,
et enamus sõbrad olid tema enda vennad või õed, aga seal 5-aastasel Maarjal oli ka paar sõpra sealt samast vana-vanaema juurest. Et see koht, kus vana-vanaema tollel hetkel elas, oli selline vana pansionaati stiili kortermaja. Piigaste. Piigaste, jah. Tollel hetkel oli ta kortermaja siis. Ja sellel ajal siis olid sõpru veel vanemad härrad, kuskil 60-70-aastased, kellega siis, kes jalgratast parandasid ja kes uue kiigu tegid ja nii edasi. Et need olid need mehed, kellega siis eluteed alustati, sellepärast, et isa meil olnud ei ole, millest ei ole ka praegusel hetkel kahju üleüldiselt mõttes, et meil on ema asendanud kõike, ääretult tubli ema, ma ei tea, kindlasti on veel palju selliseid emasid, aga sellel emal on jõudu olnud kasvatada ja tegutseda nende lastega. Aga jah, 5-aastane Maarjo oli üks tore poiss. Mis sa, Maarjo, sellest 5 aastast, kui sa olid 5-aastane, mis sa mõtled ise, mis tunded nagu lapsena sind nagu tabasid või mõtted, et isa ei olnud ja sa kasvasid nagu selles mõttes ise meheks nende külaonudega, kes seal lähedal elasid, vanad mehed, kes oma tarkusi ja eluasju rääkisid ja õpetasid võib-olla isegi kohati ka seda meheks kasvamist, meeste tööd ja... Ma ütleks nii, et vaata, 5-aastasena sa ei õpi sealt väga palju, nad on pigem lihtsalt sinu sellised nagu kaaslased, jah, kes aitavad sul seda jalgratud putitada ja nii edasi. Et aga tegelikkuses on ikkagi olnud nii, et meil pole olnud poistega isa figuuri ees. Et meil on olnud võib-olla meie vanaisad, kes on ka lühikest aega meie kõrval olnud, aga pigem me oleme kasvanud hundikutsikatena, et me oleme pidanud ise mehed olema. Et ema küll saab anda selle emaliku poole, aga täit terviklikku ei saa anda. Ja sellepärast on see nii, et nendel kutsikatel, hundikutsikatel tuleb ise kasvada meesteks. Ja see on paratamatus. Ja ma arvan, et see on hästi välja tulnud, olgugi, et need rajad on olnud sellised üles ja alla, on see ääretult hästi meil välja tulnud. Ja nii ongi. Et ega siin ei olegi. Mis tegelikult räägib sellest, et peres selline kokkuhoidmine ja kokku kasvamine, see on elus väga oluline. Ja, me perena, vendadena, õdedena, kallis ema, kes meil on, me oleme kokkuhoidjad. Jah, selles suhtes me oleme nagu üks pere, absoluutselt. Me oleme nagu iga teine pere ka absoluutselt. Meil on omad mittearusaamad ja arusaamad ja vaidlused ja kokkuhoidmised. See on, kõige juurde käib. Ega see, et meie peres on vaimsust tulnud nagu juba lapsest peale nagu kõrvalt näha. Emapiimaga kaasa. Ja emapiimaga kaasa ei tähenda seda, et me oleme selle järgi elanud või käitunud nagu noorena kasvanud. Et aga me jõuame kindlasti oma podcasti siin veel rääkida sellest, et kuidas see asi on näiteks minu puhul kulgenud. Aga jah, nii on olnud. Et see vaimsuse osa on üks hea asi on seal juures. Nagu näha, et ema seda asja teeb ja seal on palju õpetlikku olnud, aga samas me noorena oleme vähe kinni hakanud sellest. Täna, kui ma kuulen oma ema kõrvalt, kui võimas naine ta on ja kui huvitav ja kui võimas on see, mis teemasid ta puudutab ja kuidas ta inimeste hingesse puudutab, siis ma olen lihtsalt, mul on karp lahti kogu aeg. Imetlusväärne. Jah. Mina olen ka väga õnnelik. Nooremas eas ma sellest aru ei saanud, aga jah. Mina olen ka väga õnnelik, et mul on sellised pojad ja tütred, et olete tublid ja tegelikult, mis puudutab seda nagu kasvamist ja kõike, et mina võin kõrvalt vaadates täna öelda, et minu arust oled sa, Maarjo, hästi noored läksid sa tööle, sa oled hästi töökas, noored läksid sa Soome raskele tööle. No sellest saab rääkida. Ja et ma just tahangi nagu seda öelda, et see kõik, kuidas sa oled noore inimesena, täna nii noorena, nagu sa tegelikult oled, eks. Sa oleks juba nagu elanud 50 aastat, sul on selline kogemuste jada ja sellised teadmised ja tarkused, et see on kulda väärt ja see, miks sa täna ka meie siia podcasti tulid ju, ongi see mõte jagada ja rääkida ühe noore inimese lugu, kuidas see kulgemine on olnud lapsepõlvest peale.
ja see eneseleidmine ja kõik, et võib-olla lähekski praegu selles vestluses sinna sellesse vanusesse nüüd 5-st edasi, kui hakkas tulema murdiga peale, et missugune oli sinu see murdiga, et vaata, kõik saab elus kuskilt millegile alguse. See, mis lapseeas oli puuduses, see mingis mõttes hakkab seal puberteedieas kuidagi ennast peegeldama, trotsima, valu välja elama, ennast otsima, eks. Et jaga seda teekonda, mis sul siis oli, kui sa olid puberteedieas? Jaa, murdeiga. Murdeiga oli see aeg siis, kus ma hakkasin korjama enda külge või minema siis selle pinnapealse maailma vooluga kaasa, et hakkasin enda külge korjama erinevaid sõltuvusi ja selliseid avastama seda musta maailma nii-öelda, nagu öeldakse. Et ma arvan, et ma murdeeas hakkaski see suitsu proovimine ja kõik selline hakkas pihta ja selline elu elamine, ma hakkasin suht noorelt elu elama, elumees olema. Ma arvan, et kuskil äkki 13-14 ma alustasin suitsetamisega. Ja ema ees pidi seda loomulikult varjama ja eks ma jäin tihtipeale vahele ka ja nii edasi, aga see selleks, et see murdeiga oli suht selline hull aeg minu jaoks. Et juba siis ma olin juba valmis elumees, et ma panin juba 14-15 aastaselt korralikult pidu, jõin ikka sassi ennast, tõmbasin suitsu, ajasin juba tüdrukuid taga, et see oli selline, ma läksin vooluga kaasa, nii nagu ma arvan, et enamus minutaolisi kutte nagu mingis vanuses lähevad, et see nii lihtsalt oli, jah. Et ma küll ütleksin, et ma olin töökas, ma olin tubli ja tragi, võib-olla koolis olin selline kolmene poiss, aga seal jah, kõigi selle tubli ja tragi juures oli nagu juures see natukene see halb maik ka, kuigi elu on selline olnud lihtsalt. Aga sealt murdeeast edasi, ütleme kuskil 14-15, ma hakkasin kõvasti nagu tööd ka tegema. Et ma alustasin tööd Tallinna vanalinnas, rentisin välja tasakaalu liikureid, siis ma olin äkki 15-aastane poiss põhikooli ajal. Ja siis vahepeal töötasin kaitseväe autode restaureerimises 16-aastase poisina, ligemale aasta aega, rasket tööd. Kõvasti rasket tööd, kuskil alusvankri all terasarjaga lihtsalt jama maha hõõruda ja mastiksit lasta, et sellist crazy't tööd on tehtud, aga sinna vahel on kuulnud igasugu muid tööotsi ka, et need on sellised põhitöökohad olnud mul. Ja seikluspargis olen töötanud ja siis olen igasugu ladudes ja asjades, suht noorest peale ikka. Ja see murdeiga, nii ta läkski, ega ta läks ju tegelikult siukse peo ja kõige meeleolu oli kogu aeg selline, et teeme tööd, aga paneme pidu ka. Et elu peab olema chill, jah? Ja, et elu peab olema chill. Et kuna ma nägin ka seda kõrvalt, et emal üksi nagu, kuigi mingitel aegadel oli ka pikalt kaaslane, siis ikkagi nagu oli emal raske, et ma ei tahtnud ema õlgadel olla. Et kui ma tahtsin kulutada ja pidu panna, siis aus mees on see, kes teenib selle isa. Ja eriti hea mees oled, kui annad emale ka. Eks ma vahepeal ikka andsin, aga oleks võinud rohkem anda kindlasti. Et jah, selline see seis oli. Ma arvan, et ma tegin nagu oskasin tollel hetkel. Et see pidu ja see töö ja kõik, see lihtsalt läks nii. Aga mis sa arvad, et kuidas sa näed seda seisukohta või olukorda võtta, nagu mis puudutab tänapäeva noori, vaata 13, 14, 15, see on niisugune suht õrn vanuseks. Et mis oleks soovitus vanematele, kuidas hakkama saada sellises olukorras? Sina nagu saad rääkida oma kogemustest, et mis kas sind oleks miski kõnetanud, peatanud selles käitumismustris, alkohol, suits, sõpruskond? Oleks kuidagi saanud midagi teisiti teha tollel ajal? Või see tuleb lihtsalt läbi elada? Või see tuleb lihtsalt, jah. Tead, ma ei oska seda päris täpset vastust, ma arvan, anda.
et ma lihtsalt, kui ma ei oska vastata, siis ma ei vasta, aga ma annan sinna juurde väikse mõtte, et minul oli hinges sees või südames sees, oli ikkagi mingisugune austuse või selline õigluse tunne oli natukene sees ka. Ehk siis ma ei pannud päris nagu piirideta hullu, et mul mingil moel oli natukene sees ka, kuigi oli väga kriisisid hetki ka. Et sellest ma ei saa nagu kõrvale vaadata, et ma arvan, enamus, kes seda vaatavad ka, teavad, et see kutt oli hull. No nagu see oli segane aeg. Aga ma ütlen nii palju, et laske lastel mingil määral neid asju läbi elada, aga hoidke silm peal, et ärge laske nagu valvsust ikkagi ära. Et andke neile ikkagi teada, et mingisugune selline silm on neil peal ja teiseks kindlasti pakkuda tuge ja öelda, et ükskõik, mis kuradi lollusi sa läbi elad või teed, on ju, et mul on kuhu toetuda. Et olgu see isa või ema, et mul on see koht, kuhu toetuda. Et olgu, kui ma saan ka mingi sukse suure jamaga hakkama, et ma ei pea kartma, et ma ei tohi öelda, et sellest tuleb hull jant. Et see peab olema koht, kuhu toetuda. Noh, minul oli see asi, et ma pigem nagu emast hoidsin nagu neid asju nagu lahus, et ma ei läinud ütlema, ma olin selline isepäine. Olen kasvanud lihtsalt oma iseloomuga selliselt. No teismelise eas sa elasid väga palju aega ka tädi juures või sa ei isegi tahtnud koju minna. Ja see oli lihtne, sellepärast see oli lihtne, et tädiga ma sain hästi läbi. Tädi ma väga-väga austan. Ta on väga-väga lahe tädi, tegelikult mõlemad tädid on lahed tädid. On. Ja ma elasin tema juures ja sellepärast mul oli nii lihtsam. Me saime hästi läbi temaga, me tegime nalja ja pulli ja samas mul ei olnud seda kontrolli nii väga, kuna ma sain nagu liigutada ennast seal kuhu vaja niimoodi, et üks osapool ja teine osapool vahepeal ei teadnud, kus ma olen, ei teadnud tädi, ei teadnud ema. Üks helistas ühele, teine teisele, et kuule, kus see kutt on, et kas ta kodu ei tule juba. Et tädi juures jah, olin ka mõnda aega elasin ja tädi juures ma käisin tööle ja asju ja mul oli seal kuidagi mugav. See oli linnale mingi hetk lähemal ka. Ja siis oli selline ja tädi väga hoidis, väga austan tädi. Sa ei ole olnud üldse lihtne laps, võiks niimoodi öelda, et sa oled olnud ikka korralik mässa. Ja, kindlasti. Aga ma olen kuidagi saanud enda asjadega suht palju ise hakkama. Et ma olen need vead, mis ma olen läbi teinud, ma olen olnud suht palju nendega iseseisev. Et ma olen võtnud nad selliselt vastu. Et olgugi, et ma olen põrandal roomanud, aga ma olen nad nagu võtnud ise vastu. Ma olen üritanud ema nagu nendest asjadest kaugemal hoida ja säästa ja kuigi on ikkagi, ta saab teada ja ta ikka muretseb ja nii edasi nagu emadel ikka. Aga ma olen selles suhtes suht üksik tegelane olnud enda sees. Aga see on minu iseloom lihtsalt olnud selline. Mina olen sinuga nõus, et tõesti see 1000% vastab tõele, et sina oled alati ise hakkama saanud ja püüdnud säästa oma ema. Aga ma tahan öelda, poeg, sulle seda täna siin seda saadet tehes, et ma olen selle üle väga uhke, et sa oled olnud tubli poeg ja et sa oled tubli mees ja võtnud endale oma elu eest vastutuse tegelikult maast madalast. Ja sellega oled sa olnud ka oma vendadele suureks eeskujuks, ka oma sõpruskonnas oma sõpradele suureks eeskujuks. Et see on üks oluline osa, mida maast madalast üks noor hing ära õppida saab ja mina saan sulle seda öelda emana ja tajujana, et see õppetükk on sul väga hästi läbitud. Et see on hästi huvitav, kuidas sa seda kõike nagu endast lahti räägid, see täpselt nagu, see on aus pilt, see on aus vastus ja ma usun, et need kuulajad ja vaatajad, kes meid kuulavad, meie sellest podcastist osa saavad, nii paljudki noored tunnevad ära enda sinu loos ja sinu sellises elumustris, et see tõsiselt nii on. Räägi edasi nüüd sealt, 14 sai meil läbi, 20. Ja võt siit tuleb see mahlane osa, et sa küll kiitsid mind, et ma olen heaks eeskujuks olnud. Oled. Ja mingis mõttes küll. Võib-olla oma töökusega ja sellise nagu olemusega. Hea südamlikkuse ja siirusega ka. Ja sellise nagu, et ma olen olnud nagu nende inimeste kõrval või nad on näinud minust mingit tuge, aga ma olen ka olnud selles suhtes tegelane,
kes on ka sõna otseses mõttes sitta keeranud. Et ma olen tänu nendele joomistele ja asjadele jama keeranud, ma olen kindlasti teinud inimestele haiget läbi selle kõige. Ja ma olen nagu näitanud seda tumedat poolt ka, et ei ole seal olnud ainult seda nagu heledat poolt ja sellega tuleb ja see on okei. See on olnud elu, vaata. See on osa elust. See on täpselt. Aga me jõuame nüüd 20-ndatesse. Üks huvitav periood, üks ülimalt keeruline. Üleüldse tegelikult räägime sellest, et ma läksin kodust ära enne 19 saamist vist. Läksin kodust ära ja kolisin Jürisse ja seal korteri ja siis käisin tööl. Sinu sellel hetkel juba kaaslane ka? Ja, täpselt, et sellel hetkel oli mul juba kaaslane ka. Ja siis sealt edasi Jürist 19, 20 või 18 ma siis läksin Soome tööle esimest korda. Ja vahepeal tulin tagasi ja siis läksin uuesti 19 juba töötasin juba täiesti koha peal Soomes. Ja okei, olin Soomes tööl, teenisin raha, palju raha, tollel hetkel noorele poisile, mitmed tuhanded, ilus, kena, kõik lahe. Rohkem pidu, rohkem mõllu, rohkem välja. Ja julmemad väljakutsed. Ja hullemad väljakutsed. 20 oli see aeg, kus ma vaikselt alustasin oma sõltuvuste karjääriga. Ka sellise karjääriga, mis oli, okei, et see nooremas east oli see suitsetamine joomine, aga seal hakkas pihta nagu karmimad asjad, ehk siis seal hakkas pihta kasiino ja pokker. 20 ma sain juba mängida mõnede sõprade kontode pealt ja 21 saades ma siis hakkasin ise mängima. Ulme aeg oli. Ma mängisin niimoodi, et mitte keegi ei teadnud, et ma mängin. Kõik võib-olla nägid vahepeal, et midagi toimus, aga enamus ei teadnud, mis toimub. Isegi mu oma kaaslane tollel hetkel, ekskaaslane, ei teadnud, mis toimub. Mängisin 2 aastat varjatult. Mängisin maha summasid, mille eest tollel ajal oleks saanud, ma arvan, 3-toalise ilusa korteri Tallinnas. Ma arvan, see summa võis olla kuskil 200 000 või midagi sellist. Kõik see tööga teenitud ja vaevaga teenitud vaevaga raha ja siis kõik, kuna see periood kestis vaata 2 aastat on, siis tegelikult seal oli nii siis palka sees kui ka mustade otsadega teenitud raha ja siis oli ka omakorda laenud, mis sai kraesse võetud. Et see oli see karm koht. Aga rääkides üleüldse sellest kasiinosõltuvusest, ülimalt häbiväärne rääkida inimesel, kes on selle sees. Ta ei suuda rääkida sellest, tal on nii häbi lihtsalt. Ta ei tea, kuidas sellele reageeritakse, et see on nagu, su maailm on nagu nii koos. Ma ütleksin, et kasiinosõltuvus on isegi kohati, ma ei oska öelda võib-olla narkosõltuvuse koha pealt, aga alkoholisõltuvuse koha pealt kindlasti on ta hullem. Et inimesed tegelikult mõistavad neid kasiinosõltlasi ülimalt halvasti nagu hukka. Nad ei tea, mis nende peas toimub. See on ülivalus koht, kus olla. Sa ei saa kellegile rääkida, sest sa ei julge rääkida. Sul on häbi. Sa oled enda psüühilise, vaimse ja füüsilise tervise täielikult nurka ajanud. Sa värised öösid oma kaaslase kõrval üle kere lihtsalt sellepärast, et sa kaotasid jälle võib-olla 2-3 tuhat eurot. Sa ei teadnud, mis hommikul saab, sellepärast, et raha on ööga maha mängitud. Ja sul ei ole lihtsalt kellegile rääkida, sest sa ei saa rääkida. Sul on see häbi. Sa ei anna seda välja. Ja see oli selliselt karm koht, et see oli see esimene selline koht, kus ma pidin hakkama üle tooma. Kuna see asi kestis 2 aastat, olid võlad üsna suured. Üks hetk ma oma palgaga, kui oli siis see lõppfaas, siis ma oma palgaga ei tulnud välja, et oma võlgasid enam ära maksta. Ja see oli nii keeruline koht minu jaoks, et ma pidin töötama 31 päeva jooksul 28 päeva tööl olema, et üldse neid asju maksta ja lisaks veel üür ja kõik muu. Aga jah, see oli selline seis, aga ma võib-olla kiiresti jooksin üle, tahan tuua sinna sisse selle, et kui mustaks minu pilt läks ja kus tekkis see pöördepunkt. Pöördepunkt tekkis sellel hetkel, kui ma sain aru, et ma olen kõik maha mänginud.
ma olin tollel hetkel tööl Soomes tunnelis ja ma olin tunneli suuaugu ees. Suuauk on selline koht, kus lähed tunnelisse sisse. Ja ma tegin oma viimase mängu, ma sain aru, et mul on nagu raha otsas. Kõik, ma olen võlgades. Kõik on perses sõna otseses mõttes. Värisesid üle kere ja mõtlesid, et ei tea, mis ära saab. Mõtlesid, et kõige lihtsam oleks tegelikult alla minna ja üles mitte enam tulla. See oleks nagu kõige lihtsam variant, sest see mõte sul käis peas. Aga selline isekas mõte tegelikult, aga tollel hetkel, kui sa inimesena oled nii nurka ennast surunud, siis meil käivad sellised mõtted, nagu me ei saa neid inimesi hukka mõista, kes sellist asja ütlevad või räägivad. Ja üleüldse üritage inimesed nagu teisi rohkem mõista. Need ei ole lihtsalt kohad, kus olla. Tead, kui paljud on öelnud, et sa mängisid oma raha maha ja sa oled mingi idioot ja mingi lammas oled ja kuidas oleks saanud selle ja selle osta. Kurat mees, sa ei tea, mis seal sees on. See on nii valus koht, et sa nagu pane oma kuradi suu kinni, kui sa ei saa aru, mis asi see on. Et ärme nagu arvusta inimesi. Ma olin seal suuaugu ees ja mõtlesin, ma helistan oma emale. Et ma annan endale ühe võimaluse veel. Ma lihtsalt räägin kõik ära. Tegin selle kõne oma emale ja ema ütles, et ta aimas, et midagi sellist on. Ja siis me emaga rääkisime, ema muidugi ema moodi nagu ikka lohutab. Kõik saab korda ja nii edasi. Ja ma ei tea selles suhtes, et tõenäoliselt see lohutamine ikka, sa võtad nagu pere lohutamist selliselt ikka nagu pehmelt on ju, aga võib-olla see, et ma nüüd rääkisin ära, et ma lasin selle endast vabaks, et võib-olla see oli see hetk, mis tõi mulle nagu siis pildi selgemaks ja kindlasti üks asi veel. Peale ema kõne mul helistas mu vanem õde Maarja-Liis, kes on äärmiselt ülimalt hea vanem õde. Me oleme temaga kakelnud ja mõelnud noores eas, aga täna seda hoidmist ja sellist perelikku lähedust on nagu väga nagu palju vanemaja poolt ka. Ta on karm naine, aga ta on karm, aga ta on ja see aeg oli just see aeg, vaata, kus oli nagu see aeg, et me olime juba vanemad ja siis nagu vanemas eas, et üle 20-ndate. Ja siis, kui mul see emaga kõne ära lõppes, siis helistas mulle Mann. Ja ma arvasin millegi pärast, tollel hetkel 20-ndate alguses, et Mann sõimab mul näo teed. Et siit tuleb nüüd, et see paneb, et selle hulluks ära vaata. Aga ei, Manna ütles, et kuule Maarja, sa oled alati tark vana olnud, sa tuled sellest välja. Sa oled kõva mees, sa tead, et sa tuled sellest välja. Ära muretse. Kõik saab korda. Ja see hetk oli ka see, kus mul see süda nagu läks hellaks ja mingid kivid sealt eemaldusid, sihuke kivikoorem. Ja siis, kui nüüd kõned ära lõppesid, siis oli nagu aeg nagu reaalsusesse tulla, et jah, et ma olen perses omadega, sõna otseses mõttes. Aga ära minema ma siit küll ei hakka. Et mul on sellised lähedased ja mul on tegelikult võimalused. Et jah, kujutan ette kindlasti, et inimestel on keeruline sellist kõne teha, kellel ei ole võib-olla neid lähedasi, neid vaetavaid. Aga teiseks, ma arvan, me leiame ikkagi kellegi ühe inimese ikka, kellele see kõne teha selles viimases hädas. Et see oleks nagu hea koht, kui sa seal selle jama sees oled. Et oleks kellele helistada ja kindlasti inimesed ise. Et olge inimesed, et andke teistele õlg. Et meil oleks õlg ja et me annaksime õla, et meil oleks kellele helistada ja et keegi saaks meile helistada. Et see on nagu oluline koht kindlasti nende asjade juures. See on väga ilus mõte ja see tegelikult räägib sellest, kui tähtis on see, et me teame, et elu on elamist väärt. Isegi siis, kui sulle tundub, et sa oled täielikus elupõrgus, tead alati, et on olemas väljapääs ja seda väljapääsu tegelikult hoiavadki need kõige kallimad, keda me kõige rohkem armastame. Nii et see tegid poeg väga õige otsuse. Nii, aga mis sai edasi?
Ma korra küsiks ka, Nii. et need pöördepunktid olid 2 asja, olid need telefonikõned, eks ju, Jah. siis sa hakkasid teistmoodi mõtlema. Aga kuidas sa nagu siis, mis sa järgmiseks tegema hakkasid? Okei, sa said aru, et võib-olla mingi väike lootusekiir hakkas paistma, et äkki ma saan ikkagi kõik asjad korda ja saan oma elu tagasi nagu ree peale. Et mis sa siis tegema hakkasid, kui mõni kuulaja kuuleb, et ta täpselt samasuguses situatsioonis, et ongi ennast nagu täiesti auku mässinud ja no ei näe enam väljapääsu. No võib-olla isegi lootuskiir on, aga kuidas sealt välja tulla sellest olukorrast? Ja. Alguses punkt 1 asi. Kindlasti sa pead aru saama, kus kohas sa oled omadega. Et kui sa oled ikkagi nagu finantsiliselt augus, siis sa pead sellega aru saama. Et nagu ma rääkisin, siis mul tekkis üks hetk olukord, kus ma ei suutnud enam kõigile võlausaldajatele, nii eraisikutele kui ka siis pankadele ja asjadele ära maksta. Ehk siis ma pidin kohanema, pidin aru saama, mis mul on võimalik ja mis mitte. Et ma töötasin küll kuid niimoodi, et ilma puhkepäevadeta ja asjadeta, aga sellest ei olnud tolku. Et ma ei taha seda nagu soovitusena anda, aga ja kindlasti on ülipalju muid võimalusi ka ja nii edasi, aga minu valik oli tollel hetkel nagu karm selles suhtes, et pidin ütlema võlausaldajatele ära, et mul ei ole teile maksta, ehk siis pankadele ja krediidiasutustele, ja ma valisin selle poole, kus ma olin siis eraisikutele võlgu ja ma maksin ainult neid asju. Ja tollel hetkel oli see nagu karm koht ja ma pidin laskma ennast nagu siis laskma minna sellele asjale nii, nagu need siis juriidiline osa sellest ette näeb. Et muidugi tänapäeval ei ole see asi nagu nii hull ka, et jah, sa kaotad päris palju tänu sellele, kui sa lased näiteks asjad erinevatesse registritesse ja kohtutäiturite kätte, siis sinu elu piiratakse. Jah, piiratakse tunduvalt ja see muudab su elu raskeks. Aga sa ei saa alla anda, siis tuleb korraks kohaneda. Mida ma tahan öelda on see, et kindlasti need asjad tuleb alati ära lahendada. Ja ka mina lahendan igapäevaselt neid asju, ka praegu. Ma võitlen igasuguste asjadega. Et sa ei tohi nagu jätta neid asju. Seal ma tegingi valiku, et jah, läks kohtutäiturite kätte suur summa ja ma kohanesin. Ma pidin aru saama, et kuskilt on vaja raha teenida, et maksta ära eraisikutele ja siis kui võimalik, siis ka nendele võlausaldajatele, kes on nagu ettevõtjad. Ja niimoodi kohanesid ja pidid kohanema tööde asjadega, pidid kõigega kohanema. Et võib-olla päris pulkadeks nagu lahti ei võtaks, et jah, aga ma ütlen seda, et elu ei saa läbi. Et kui sa oled nagu sinna musta auku kukud, nii-öelda sellesse nüüd materiaalsusesse musta auku, elu ei saa läbi. Sa pead lihtsalt leidma uusi lahendusi. Sa pead elama jääma. Ja üks päev terendab lihtsalt sul see, et sa saad aru, et sa hakkad sellest asjast välja tulema. Sa ei tohi jätta. Lihtsalt tee see valik ära, et ma ei anna alla, et see, kui ma nüüd sellest sõltuvusest ja asjadest loobusin, et see on nüüd suur töö, mis on tehtud. Jah, kahjustused on suured, väga suured, aga elu käigus sa saad nendest jagu. See isegi, usu mind, kui sa selle energia taastad ja see sõltuvus ära läheb ja kõik see nagu jama selja taha jääb, siis sul tuleb energiat, sa tuled sellest jamast läbi. Pead lihtsalt ise uskuma. Ja see ongi kõige olulisem. Meil oli just Rainiga vestlus ja siis ta tõi nii ägeda selle loo, vaata, et kõik, mis juhtub, on nagu hea, vaata. Sinuga. See oli tohutult hea lugu, Maarja ka kuulis seda. Ja mulle tohutult meeldis see lugu, aga miks ma seda Raini siia sisse korraks tõin, on lihtsalt see, et kas sa täna näed ka seda või tunnetad või tajud, et sellised asjad juhtusid, panid sind mõtlema ka sellele, kuidas teenida rohkem raha kui siis, kui tollel hetkel sa teenisid? Nad panid mind üleüldse, see olukord pani mind kastist välja mõtlema. Et muidu ma oleks tõenäoliselt võib-olla isegi mugavalt elanud seda palgaelu, vaata. Et sa teenidki selle palga, on ju, ja siis ma ei tea, kas oleks tulnud sellest elustiilist ka muutus või mitte. Tõenäoliselt mitte. Ja siis oleks lihtsalt oma elu põletanud nagu ikka.
aga see kindlasti tõi mind kastist välja mõtlema. aga mis sa arvad, millest see üldse alguse saab, miks inimene leiab selle tee kasiinoni või üldse sinna, et see jõuab täiesti sõltuvuseni välja, miks inimene otsustab nagu minna või miks sina otsustasid? Tead, eks ta on ühteviisi on põnev, on ju, et ta on nii-öelda meelelahutus, aga ta on selline karm meelelahutus, et eks on inimesi, kes kasutavad teda meelelahutusena, kellel ei ole nagu probleemi ja seal mõni eurot kuus panna, et niisama proovida lihtsalt õnne. Okei, tehke seda, mis iganes. Aga kui sa oled ühiskonnas, kus raha on number 1, mida ma ei pea õigeks, aga sa oled lihtsalt ja tolles vanuses ka võib-olla mõtled, siis raha on vaja kiiresti saada. Kiiresti on vaja suureks saada. Palju raha on vaja. Ja siis mõttemaailm töötab nii vahest mõnedel, et mul on kiirelt raha vaja ja lahe, kurat, Ja sealt saab võib ka võita, ju. keegi võitis, mingi tuttav võitis, aga ma tahan ka proovida. Ja siis hakkab see ring nagu suureks minema seal, vaikselt ketred sisse ja võtad välja ka. Minul tuleb siit üks huvitav küsimus. Mis sa, Marjo, arvad, kas kasiino on ka kuidagi võib ta olla karmaline elumuster? Ja vaata, Kas sa karmadesse usud? ja ma usun paljudesse asjadesse. Karmasse ma usun ka, aga teisalt on see olnud ka minu valik. Mina lihtsalt võib-olla ei õpi teistmoodi, kui valusalt viis, et ma olen ise seda täheldanud ja mul on seda kõrvalt öeldud. Et mina olen oma elu raskeks elanud. Mõnedel inimestel antakse raske elu. Näiteks võtame meie väikse venna Markeni. Talle on antud juba algusest nagu keeruline elu, on ju. Et tema on pidanud sellega hakkama saama ja kui kõva vend ta on nagu, meist kõigist kõige kõvem selles suhtes, kui sa tuled sellistest kohtadest välja, nagu tema on tulnud, siis on ebaaus öelda mul, et see on ainult karma olnud. Kurat, tuleb endale otsa vaadata, see oli minu enda asi ka ikka, oleme ausad, et nii lihtsalt oli. Karm tõde, aga oleme ausad. Et sinu küsimusele vastus, et kindlasti on asjad kuidagi moodi seotud, aga me oleme ise ka tegijad. Kui sa vaatad minevikule, mis kõik on olnud ja mida sa oled läbinud, on ju, siis tänaseks oled sa jõudnud elupunkti, kus sa seda elu vaatad sügavuti. Kuidas sa ise tahaksid toetada või aidata inimest, kes su teele ootamatult satub ja on sarnase looga, nagu oled sina? Me selles suhtes võib-olla vastame sellele küsimusele lõpupoole. Okei. Teeme nii, et lähme siit praegu edasi, Lähme. siis ma ise olen ka sellise voolu sees. Jaa. Et äkki lõpupoole. Okei. Jäta meelde see küsimus. Jäta Hiljem meelde. tagasi, kui veel aega Tuleme on. tagasi, kui veel Täpselt aega on. Ei, see jääb meelde. Ja nii, siis kasiino sõltuvus ära. Jah. Okei, sa said kuidagi ree peal, ühesõnaga sul hakkas mingis osas jätsid nendele pankadele juriidilistele isikutele maksma, aga said ikkagi kuidagi elama või nagu uuesti see Ja ma pidin elama jääma, selles suhtes varianti olnud. Aga mis siis järgmiseks juhtus, kuidas su elu hakkas kulgema? No selles suhtes, et alguses ikka keeruline. Seal ei ole midagi parata, sa otsid neid lahendusi, kuidas. Ja siis sa leiad neid lahendusi. Ma ei hakka rääkima kõike üksikasjalikult, aga leiad neid lahendusi, kuidas töid teha, asju teha, sa leiad neid. Pole ju valikut. Aga mida rohkem jäi selja taha see kasiino sõltuvus, kergemaks läks elu sedapidi, et mul ei olnud enam taaka hingel. Mul ei olnud enam taaka selja. Seda raskust, mis sind kogu aeg ängistas, eks? Jah, et mul oli sedavõrd lihtsam edasi minna ja siis läks juba nagu rahaline pool oli keeruline, väga keeruline aeg olin ka põlvile maas, aga samas olen alati hakkama saanud. Ma ütleks nii, et mul ei ole olnud sellel aja jooksul millestki puudus. Mul ei ole kõht tühi olnud ja ma ei ole ka peavarjuta olnud. Et tuleb ise olla leidlik ja tuleb olla endale kindel.
siis leiad lahenduse. Kas oli ka selliseid aegu, kui sa lõpetasid ära selle, et sa mõtlesid, et mängin veel või nagu proovin korraks veel või midagi? Seal oli enne seda oli aeg, kus ma lõpetasin ja siis alustasin uuesti. Et sõltuvustega on tihti, ma olen näinud seda sõltuvustega enda pealt lihtsalt, hästi lihtsalt asja. Et kus näiteks on alkoholi tarbimine, et me hakkame sõltuvustest loobuma ja siis me surume ennast seisu, kus davai, et ma lõpetan täna ära. Kõik, ma olen selle mõttega nüüd juba harjunud, ma lõpetan täna ära. Okei, lõpetan ära ja siis hakkab kratsima, võtame näiteks suitsetamise, hakkab kratsima. No julmalt hakkab kratsima. Pean vastu terve päeva, õhtul enam ei pea vastu. Ja siis teen ühe selle suitsu, sest lihtsalt ma ei pea vastu enam. Teen selle suitsu ära, siis mõtlen, et kurat, aga see oligi viimane suits. Ja nüüd edasi ma ei tee enam suitsu. Et me surume ennast sõltuvustega kuidagi hästi nurka või paneme ennast hästi nagu halba seisu, et kui see juhtub meil see, et me jätame maha ja korraks nagu puudutame seda kohta uuesti, siis ärge saage enda peale pahaseks. Ärge andke alla, ärge suruge ennast nurka. See eksimine on okei, aga seda eksimusse ei tohi jääda, see ei tohi korduda. Sa pead endale tooma nagu teadmise, et kuule, et okei, ma tegin selle nüüd veel korra ära, aga nüüd aitab, et sinna sisse ei tohi jääda. Et inimesed ärge survestage ennast või ärge karistage ennast, kui asi on nagu, kui te olete eksinud uuesti, just selle, et hakata nagu maha jätma ja siis tuleb see vimka sisse. Et jah, ja see karistamisega veel seotud, et ärge mõelge nii, et umbes, et te ei tohi neid asju teha või et teil on keelatud. Laske mõtte vabaks. Te võite teha, sa võid minna osta selle paki suitsu, mine tõmba, kui tahad. Ise siin see, kui aus sa sellega enda vastu oled. Ega me tihtipeale ju, kui me nagu halvas seisus endaga oleme, ega siis me mõtleme, et mida teised mõtlevad, et ma kõigile rääkisin, et ma jätan maha ja värgid ja nüüd, kurat, ma näen nii loll välja ja oi, mis jama sealt tuleb nüüd ja tegelikult on see, et inimene vaata endale otsa, sa vahetad ainult endale, sa teed ainult iseenda ees lolliks, kedagi teist võib-olla kotigi. Ja tegelikult on see, et see eneseheitlus mingis mõttes ikkagi, see ongi okei, et see käib. Nii kaua, kuni käib see päris plõks ära ja sa päriselt oledki valmis sellele ütlema lõplikku ei, on ju. Et see ei saagi olla nii, et see toimub hetkega kohe ja nüüd on kõik, et ikkagi see saatan kuidagi manipuleerib sinuga. Ta paneb sind katsele uuesti. Just. Ta paneb sind uuesti katsele ja see on paratamatus. Kindlasti on ka teisi versioone, et suudetakse ka kohe ja paugust maha jätta, aga mina enda peal olen näinud seda nagu palju. Et jah, nii on. Aga kui me mõtleme, ma olen ka kuulnud seda, et pigem inimesed nagu kalduvad korraks tagasi või mõni kord kalduvad tagasi, siis lõpetavad ära, et see on hea mõte, mis sa ütlesid, et võtke rahulikult, et kui isegi korraks kukud tagasi, et siis sa lihtsalt ise tead, et sa annad endale lubadusi ja kui sa neid murrad, sa teed ise endale sellega liiga. Aga kui sa mõtled nüüd tagasi sellele Maarele, kes oli nendest sõltuvuste küüsis ja tahab nendest välja tulla, millist toetust sa täna talle pakuksid sellele Maarele? No räägime sellest, et räägime ka alkoholisõltuvusest veits. Et alkoholisõltuvus minu puhul oli see, et see algas suht noorelt, 14-aastaselt äkki. Ma ei olnud see sõltlane, kes oli iga päev jommis. Mul oli selles suhtes lahtine pea, nädala sees, esmaspäevast reedeni. Ma tegin tööd, kõvasti nägin vaeva, aga ma olin just see nädalava, et see vend vaata. Kes reedel nagu sassi ära tõmbas ennast ja pühapäeval siis uuesti silmad lahti tegi. Et ma olin selline sõltlane alkoholi puhul, jah. Ja seda väga pikalt välja. Et see on ka hävitav sõltuvus. See on sedapuhku hävitav sõltuvus, et see on narr sõltuvus. See on see, kus me jookseme iseenda eest, me peidame ennast iseenda eest, me ei suuda iseendaga olla, me ei suuda iseendale näkku vaadata, me ei suuda iseenda eest ausad olla. See on sedapidi, täna ma mõtlen, see on narr. Aga see on meie ühiskonna üks osa olnud. Enamus on seda teed läbi näinud selle alkoholiga. Et loomulikult on inimesi, kes suudavad alkoholiga väga hästi läbi saada.
ja sobibki kuskile veiniklaas ilusti ja šampus ja asjad. Aga meie ühiskond näitab nagu seda teist palet ka, ja ta näitab seda teist palet rohkem. Et mina näiteks täna enam ei austa inimesi, kes teevad lubadusi purjus peaga. Et sa võid vaadata, et tal on siirad silmad ja et tal on siiras jutt, aga mida rohkem sa räägid purjus peaga seda, kui heaks sa oma elu tahad ja nii edasi, kui väga sa oma naist armastad ja nii edasi, siis sõber, hommikuks oled sa selle jutu unustanud. Andeks, aga nii on, vaata endale näkku. Aga nii on, me kõik mingil määral puutume mingite selliste asjadega kokku. Alkoholisõltuvus minu puhul oli selline nädalavahetuse asi ja see oli enesest põgenemine kindlasti. See oli mingis hetkes see oli juba nagu valu kustutamine, nagu enamusel tegelikult. Me lihtsalt ei julge seda näha, ma arvan äkki. See on valus koht. See on ülimalt valus koht, kus olla see alkohol eriti. Ja see, et see on harjumus. See nädalavahetuse harjumus. Me lähme välja, kälid tulevad kõik kokku, davai, lähme paneme pidu ja nii edasi. Kõik need asjad ei lase meil sellest ringist välja tulla. Üsna karm koht, aga sealt on võimalik välja tulla. Kuidas see mõjus sinu suhetele? Oi, minu esimene kõige pikem suhe. Kui kaua? 8 aastat. 8 aastat? Jah, esimene inimene, kes oli mu kõrval väga rasketel perioodidel. Ütleme nii, et perioodil, kus ma siis olin kasiinosõltuvuse käes ja kus ma olin ka alkoholi sõltuvuse käes, suitsetamise sõltuvuse käes. Et 8 aastat ja see oli selline ulmeaeg. Ma olen talle väga tänulik, et ta selle aja oli. Sellepärast, et see oli üks keeruline aeg ka tema jaoks kindlasti. Et seal suhtes tegime üksteise haiget palju, aga samas me elasime selle aja üle. Et see oli nagu keeruline. Aga nii on. Tänaseks on ta mu ekskaaslane. Et jah. Aga võib öelda ka nii, et tegelikult see suhe kasvatas teid suureks mõlemaid. Selles mõttes andis teile elulist küpsust ja ta ikkagi oli ka korralik elukool. Või mis see suhe sulle õpetas? See 8 aastat on väga pikk aeg. On. See 8 aastat õpetas mulle seda, et punkt 1, ole aus. Ja ära tee haiget, austa. Et seda haiget tegemist ja mitte austamist oli selles suhtes. Mis sa selleks silmas pead, ole aus? Ole aus iseenda vastu ja ole aus oma kaaslase vastu. Kui on aeg, et on minna laiali, siis tuleb laiali minna. Pole mõtet kaua venitada. Kui asi lõpuks kujuneb välja, et te olete toakaaslased ja ainuke asi, mis teid koos hoiab, on arvete maksmine ja seks, siis sellel asjal ei ole pointi. Et sellel ei ole väärtust. Et tuleb õigel ajal lahti lasta inimestest. Ega mul on see suhete sõltuvus selles suhtes olnud ka, et ma ei lase inimestest õigel ajal lahti. Hirm üksi jääda. See on selline koht, mis on päris keeruline. Ja see võib ka minna sinna, kui me nagu lähme lapsepõlve tagasi, et sa oled olnud kunagi tundnud seda hirmu üksi, et sa oled jäetud üksi. Ma ei oska sulle öelda, ma ei ole seda nagu läbi analüüsinud, aga ma olen niikuinii olnud siuke üksipäine. Ma kuidagi olen, võib-olla seotud lapsepõlvest, võib-olla mitte. Ma olen selline üksik kuju olnud lihtsalt. Sa oled natuurilt selline. Jaa, ma olen elanud enda sisse hästi palju ja ma olen oma elu sellele keeruliseks ka elanud. Jube tume kuju. Ja, absoluutselt. Et jah. Nii, aga äkki liigume nüüd sinna sellesse maailma sisse, kus sa päriselt hakkasid aru saama, et tuleb veel üks väga suur kannapööre elus teha. Et on nagu teine maa. Kuna sa nagu aru said sellest, et on nagu teine maa. Et see kõik on jama. Jaa, et see joomine ja see suhete sõltuvus ja kõik see, mis juhtus, mingi suur pauk pidi käima või sa said välguga pihta või mis juhtus? Välguga? Ja. Põhimõtteliselt sain välguga pihta, jah. Mis juhtus? Tegelikult oli nii, et
kui ma siis oma esimese elukaaslasega lahku läksin ja leidsin endale uue elukaaslase, siis tollel hetkel ma juba mõtlesin, et ma tahaks nii palju teisiti teha. Minu sees oli juba ärkanud vaikselt niikuinii see arusaam, et ma elan valesti. Lihtsalt mul ei olnud nagu paljustki julgust igasuguseid muutusi teha. Et see toimus kõik, ütleme siin paar aastat tagasi. Et see teine elukaaslane tõi mulle nagu palju arusaamist. Et tegelikult mu sees on nagu väga, nagu kõik see ilus ja armas ja heatahtlik ja kõik see ausus ja asjad on olemas. Et kui ma tahan väga pingutada, siis see on võimalik see välja tuua. Aga paraku selle suhte jooksul lihtsalt läks nii, et kuna ma ikkagi elasin ennast nii sisse, ma olin nagu nii katki, siis ma hävitasin ise samamoodi selle armastuse, ma arvan. Et mitte enam mingite haigete tegemistega või mitte aus, mitte nagu, et oleks petnud või oleks nagu mis iganes siuksed rumalusi teinud. Teise suhtes ei, seda ei olnud. See oli väga ilus armastus oli alguses 3 kuud, 4 kuud, kuniks oli nagu see, et ma lihtsalt sulgesin ennast mingitel põhjustel. Ja siis, kui ma sulgesin ennast ja olin enda sees jälle peidus, siis jõudis karm koht jälle kätte. Et asi ei ole enam kelleski teises. Asi on ainult minus. Jah. Aga miks sa sulgesid tollel hetkel ennast? Mingid asjad põhjustasid selle, kus ma tundsin, et võib-olla ma lihtsalt olen nagu taas üksi või ma ei tea, või kuidagi siuke nagu lihtsalt selline aeg oli, võib-olla ma ei taha sealt väga palju nagu avada. Okei, absoluutselt, ja me austame. Aga see oli jah, minu enda sees oli palju seda, et ma ei rääkinud välja. Selles suhtes ma ei rääkinud välja ja ma ei olnud aus ja mis on tegelikult suhetes, täna ma saan aru, kuigi ma ei ole täna suhtes, aga täna ma saan aru, kui oluline on üksteisega rääkida, kui oluline on üksteisega aus olla. Et see on nagu ülioluline koht ja kui oluline on mehed ja naised austada oma kaaslast, austada just nimelt. See on oluline. Saage sellest palun aru. Aga mida tähendab sinu jaoks austada oma kaaslast? Ma saan aru, et sa ei peta teda. Loomulikult, sellised asjad kindlasti ka. Ja, aga mis see tähendab sinu jaoks? Ma arvan ka väga väikesed asjad, mis meile nii meestena kui naistena, kus me näeme, et kui keegi, ma ei tea, kas iganes sinu kaaslasele kuidagi tähelepanu pöörab lipitsevalt või mis iganes on ju, siis me ei anna ju kaaslasena siis üldsegi võimalust sellele inimesele meiega kontakti astuda. Et me ei anna nagu väliselt võimalust kellelgi teisele meie vahele tulla. On nagu üks oluline koht. Teine asi on see, et me austame inimest enda kõrval, et me ei manipuleeri nendega. Et olgugi, et meie kõigi sees on mingisugune manipulatsioon, 100%, aga et me ei manipuleeri nendega. Et me üritame ise nagu olla oma peast nagu võimalikult selged ja saada aru, kuidas me ise töötame ja kuidas meie ümber kõik töötab. Et see ongi austamine, kui sa suudad märgata ka. Ma arvan nii. Ma olen sinuga nõus. See on võimas. Ja, see ongi võimas. Aga peale seda suhet, mis edasi sai, mis sa siis peale teist suhet, mis siis? Jaa, sellest teisest suhtest oli ka väga keeruline mul loobuda, oli väga raske. See oli siis, eelmine aasta. Eelmine aasta oli üldse selline juba minu jaoks muutlik aasta, et ma sain aru, et ma ei viitsi seda elu niimoodi enam elada. Ma oluliselt vähendasin enda joomisi, kuigi need peod ja asjad toimusid. Et eelmine aasta ja siis ühesõnaga see suhe lõppes ka ära ja siis toimus see, et kuidas ma siis lõpuks sellest joomisest jagu sain. See on selline hea koht. 6. detsember
eelmine aasta 2025 aastal. Sõbranna sünnipäev. 2 päeva. Täiesti segi. Kõik, mis võimalik, nii suust kuni ennast sisse tõmmata on, sai tehtud. Ja siis oli vaja tööle minna. Palus on kuulata. Ei ole hullu midagi. Mõtlema paneb. Eks ta paneb mõtlema aga selles suhtes. See on elu. See on elu ja sa räägid oma õiget ja siirast lugu. Jah, eks mul on häbi ka niikuinii oma ema eest sellist asja rääkida, loomulikult. Aga ma olen aus selles suhtes. Ja siis oli vaja tööle tagasi minna, väljamaale tööle tagasi ja oli pühapäevane, oli lend ja jõudsime tööle ja siis oli vaja magama minna, et esmaspäeva hommikul tööle minna. Ja ma tunnen, kurat, et süda tahab seisma jääda. No ikka selline tunne, et ma mõtlen, et nüüd on kõik, et nüüd on nagu läbi. Aga oled seal öösel nagu voodis ja tead, et terve maja on nagu mehi täis ka, ei taha kuidagi minna kellegi ütlema, või siuke häbitunne või siuke et kurat, et mida sa vigised, et kurat, kannata oma pohmakas ära ja ole vait, hommikul vaja tööle minna. Et ei julgenud minna ütlema ka, jah. Ja siis oli selline seis, et ma tunnen, süda hakkab ära minema ja aina karmimaks läheb seis. Ja siis jah, ma mõtetes paletasin. Sõna otseses mõttes. Mõtlesin, et kui te annate mulle nüüd võimaluse veel elada siin ilmas, siis ma jätan selle asja järgi. No ma seda kellelegi ei öelnud, aga nii ma tegin. Ja siis 2-3 päeva jooksul kõik nagu taandus. Südamerütmi asjad taandusid ja mõtlesin, et ma jätan selle asja järgi. Ja nii oligi. Et vahepeal tuleb selleks, et kasvada või muutuda. Ma ei tea, see muutumine on ka siuke definitsioon, tuleb lahti võtta, kuidas seda täpselt öelda. Tuleb põhja puutuda. Et sa pead selle põhja ära puutuma, et saada aru, et nüüd on kõik, vaata. Et lihtsalt, et sa peadki seal võib-olla käima niimoodi ära, et mõtled, et nüüd on lõpp ja kas sa saad uue alguse või mitte. Ja mõista seda, mis on tegelikult elu mõte. Ja, aga ühest olulisest asjast me oleme üle läinud, et okei, see joomisega saime ühele poole, selle ma lõpetasin ära, selle jandi. Kusjuures ma ütlen teile nii palju veel seda, et inimesed, kes te üritate sellest sõltuvusest loobuda, teie enda sõbrad ja teie ümber olevad inimesed, olgu need kes iganes, hakkavad teid kindlasti mingil määral, kuna nad ise on selle asja sees, hakkavad teid alla tõmbama ja ütlema, et mis sa teed, loll oled, see on küll puhas lollus, et sa selle joomise maha jätad ja siis ei ole elus mitte mingit naudingut. Et ärge laske ennast sellest segada. Selles suhtes, et mingu kõik perse. Sõna otseses mõttes, Et kui sa tahad muutust ja sa tahad uut elu vaata, siis ära lase kellelgi kuradi oma ajusid koinida sõna otseses mõttes, Suru ennast läbi, jäta see jama maha ja mine õige mehena edasi ja sa näed, sul tuleb eluenergia tagasi, sul tuleb, sa tunned, su sees kasvab kõik nagu, sa oled uuesti inimene. Elutähe hakkab uuesti elama. Elutähe hakkab uuesti tulema, sul läheb mõistus, läheb teravaks, sa hakkad tegema ja toimetama, sa hakkad rohkem nägema. Sa hakkad tuult tundma, sa hakkad lõhnu tundma teistmoodi, sa hakkad inimesi ruumis teistmoodi kuulma, tundma iseennast. See on absoluutselt lahe koht, kuhu tulla. Kui ma tõenäoliselt ei oleks seda ära lõpetanud, siis tõenäoliselt ma arvan, et ma istuks võib-olla siin diivanil. Kes teab, kurat? Päris depressiivsed ajad olid. Päris põlvini saadi olla. Aga me sõitsime ühest tähtsast asjast üle. On see, et kui me tahame muutuda, kuna mina olen olnud siuke üksik ja isekas, ma ei ole tahtnud abiga paluda, siis oma ikkagi mustades aukudes ma olen pidanud ka sellest üksikusest või sellist enda sisseelamisest üle tulema. Ja muidugi oleks kõige lihtsam, tule oma pere juurde, et tule oma ema juurde, kes on äärmiselt tark ja toetav naine, aga sa ei tee seda. Sa oled isepäine ja sa oled selline, nagu sa oled.
aga siis tuleb märgata, kas mul on keegi teine, kelle juurde minna, kui ma olen sellest täiesti mustas augus. Ja minu Instagrami ja Facebooki sõbralistis oli alati üks tüdruk või siiamaani on, tähendab. ta tuleb meile saatesse ka. Ja ta tuleb Jaa. saatesse ka, et üks tüdruk, kes on äärmiselt äge naine. Äärmiselt äge tüdruk, äärmiselt äge maaga, äärmiselt võimas. Väekas tüdruk. Väekas ja see on ülimalt lahe. Ta on minul seal sõbralistis kogu aeg olemas olnud ja ma teadsin, et ta tegeleb selliste asjadega, kus ta saab aidata võib-olla näidata valgust mulle. Nagu, et sa oled see laev, kes on tormisel merel. Oled seal selle suurte lainete vahel, paned seal nagu täiega hullu ja no ei saa aru, kuhu minna ära, tahab see laev ümber minna ja põhja ära minna ja kõik on jama. Ja siis on keegi seal selles majakas. Nähtamatu majakas, mis äkki ilmub, eks? Jah, ta on seal majakas ja ta on seal oma laternaga, näitab seda valgust. Et ole nüüd ainult nii palju mees, et vaata sinna majaka poole. Et sealt poolt paistab maa, et seal kohe on kõik nagu hästi, kui sa sinna poole lähed, et sealt sa saad edasi teada, kuhu minna. No vot, ja Minni selleks teejuhiks on, et see majaka valguse näitaja. Et ta oli täpselt see, kes tõi minule teadmised tagasi, et kes ma olen. Ma olen võimas ja lahe vana. Et ma suudan suuri asju ja et tuleb ükskord nagu ohjad enda kätte võtta. Et tuleb see vastutus võtta elu eest. Ja siis jah, ühesõnaga ta isegi ei ole niimoodi, et ta ainult ütleb sulle, vaid minu pool vaata ei piisa teisiti, kui peab jalaga perse kaevama. Et ta on täpselt see majakavaht, kes võtab selle, et kui sa nagu mees mängid lolli, et ma näitan sulle, kuhu tulla, on ju, et aga sa mängid lolli, sa keelad rooli teisele poole, siis ta võtab selle laterna ja viskab selle kukla taga, ta ütleb, davai siia poole. Ja siis aga minuga nii läkski, et ta sai mind nagu sellest, ta rebis mind sellest nagu kookonist välja, et kuule mees, et sa hoiad ennast väiksena ja sa oled selline nagu, sa oled suur tegelane, mida sa lolli mängid. Et tema oli see õlg sellel hetkel, kel ma abi sain. Ja meil on seda õlga vaja. Seda õlga on nagu meeletult vaja ja mina täna ise üritan olla ka see õlg ja aidata inimestel nagu mõelda, et tegelikult on võimalik tulla läbi. Et vahest piisab lihtsalt sellest, kui me peegeldame, mis toimub. Ja teiseks on see, et me hakkame otsast pihta vaatama, mis nagu valesti on. Sest et tihtipeale on lihtsalt see, et nagu elu on näidanud, me oleme kartlikud, me oleme hirmus ja me elame vales. Ja see on asi, mis meid kõige rohkem kinni hoiab. Elame moonutatud tões. Jah, me ise ei vaata endale nagu tõega näkku, et vaat kui palju on neid inimesi, kes täna tunnevad, et kurat, et ma siin joon ja laaberdan nende kälidega kõikidega ringi ja sees on ikka siuke sitt tunne. Võib-olla pappi ja kõik on, autod on, maja on, pere on. Sitt tunne on ikka sees. Et sõbrake, kui sa ikkagi paned siin nädalavahetused ainult möllu ja asju ja sa saad ise tegelikult aru, et sa ei ole õiges kohas, siis tuleb midagi muuta. Ja muutused on keerulised. On vaja lihtsalt samm astuda ja endale teadvustada, et seda muutust on vaja. Et ma tahan veel öelda ühte olulist asja, mida ma ei saa aru, kuidas inimesed nagu ei mõista ja kuidas ma ise ei ole mõistnud seda. Ütle. See on täpselt see koht, kus me peame ütlema, et näiteks sõltuvustest loobumisel, et kuuled, et kas on mingisugune alternatiiv või kas saab kuidagi pehmemalt või et elus on muutust vaja, oma tõele näkku vaja vaadata või nagu päris ausaks minna. Kas saab kuidagi lihtsamalt? Mingi kiirteed. Pakk ei saa. Ongi valus ja ongi raske. Kurat, see ongi, sa pead selle lihtsalt läbi elama. See lihtsalt ongi, need muutused nõuavad energiat ja need on valusad kohad. Ma ise, ma arvan, olen viimase aasta jooksul rohkem nutnud kui viimase 10 aasta jooksul.
nagu ja olen valu tundnud ja kõik see, mis ma olen teistele teinud ja endale teinud, see valu on käinud seest läbi. Et kõik ongi kurat paganama raske. Aga see on nagu see, kui see kõik nii lihtne oleks, siis vaata ringi, siis oleks siin asjad palju lihtsamini. Aga küsimus on ka see, et nagu mis see siis parem tee oleks. Samasugust elu elada, rahul olematu Jah. olla iseendaga, vinguda oma naise kallal, lõuata laste peale, veel tagant tippu käega ka virutada. või pigem rahulolev olla ja elada elu, mis mitte kuhugi Teha need muutused No, läbi ja Küsimus ongi see, et kas sa tahad võtta vastutuse oma Täpselt. elu eest, täpselt. kas sa tahad elada normaalselt täisväärtuslikku elu, see on sinu enda küsimus, kas sa tahad seda kas sa tahad ohjad enda kätte haarata. Aga seal on ka kaks vastutust, üks on see, sina ka vastutasid, kui sa olid juba 17, Jah. 15, käisid tööl. Sa vastutasid iseenda eest, maksid oma pidude eest ise. Jah. Isegi kui sa olid 20-ndates, sa vastutasid isegi oma kaaslase eest, andsid talle raha, et ta saaks süüa osta, oma bussipileti raha ja asjad. Aga point on ju selles, et me mõistame seda vastutust väga erinevalt. Täpselt, sa jõud väga hea kohani, et vastutuse mõistmine on hea, et kindlasti ma ise küll ei ole, mul ei ole praegu lapsi veel, et küll see pere ka ükskord tuleb ja nii edasi. Tuleb. Aga me mõistame seda, et jah, et vastutus on nagu erinev, et me võtame oma laste eest ja oma perekonna eest ja töö eest vastutuse ja asjadest, aga me unustame kõige selle ringi sees, selle virvarri sees nagu selle asja ära, et me oleme nagu põhivastutuse mööda lasknud, et vastutuse nagu oma elu eest. Et noh, et mis sa siis nagu, mille eest sa siis nagu mees vastutad, et kui sa okei, su lastel ja asjadel on kõigil kõik olemas, on ju. Et see on tore ja ilus, aga kui sa ise hävitad ennast iga nädalavahetus kuradi baarileti ääres, segi tõmbad ninast ja kurgust sisse ahminud erinevat staffi, on ju, siis vaata endale korra otsa. Kui sind ükskord ei ole, kuhu siis need lähedased jäävad kõik. Et nagu sa arvad, et sa vastutad, aga sa ei ole suutnud veel enda eestki vastutada. Vastutust ära õppida. Täpselt, et oleme ausad ja vastutama. Aga me räägime siiski nendest inimestest, kes ei ole seda vastutada. Väga paljud tänaseks on ja väga palju on tublisid mehi ja naisi ja nii edasi. Me räägime konkreetselt, võib-olla see saade lihtsalt rabutab mõnda inimest natukene nagu jalgadele tagasi ka ja kui ei raputa, siis ei ole ka midagi. Ja, et ma lihtsalt olen nagu ise üritan nagu nii võimalikult aus olla, kui ma saan, et ma jagan nii võimalikult ausalt, kui ma saan ja nii lihtsalt ongi. Aga siin on vastutusel on veel kolmas mõõde. Mis sa arvad, mis see on? Sa võid mind valgustada. Ma valgustan sind nagu see võhma küünlavabriku küünal. Jah, see on lahe. Vastutust võib võtta ka niimoodi, et sa võtad vastutust teiste eest ära. Et sa vastutad kõigi eest, sa võtad teiste inimeste probleemid kõik enda kanda ja siis oled selle vastutuse koorma all ja proovid seal kuidagi elama jääda, aga teinekord nagu pigem kõigud ja on väga keeruline. Et see on ka kolmas vastutuse mõõde, et nagu Rain tõi näite jälle, miks ma seda Raini kogu aeg meelde tuletan, väga häid näiteid tõi. Vaata, kui sa paned pendli liikuma, siis pendel korraks teeb siin pausi, on aeglasem ja siis ta tuleb alla tagasi. Ja samasmoodi pendel tuleb alati nagu keskele kokku. Olgugi, et ta käib korra teisele poole, siis ta tuleb tagasi ja lõpuks ta vaibub rahulikuks. Et see tasakaal, et me võime võtta tohutult palju vastutust teiste inimeste eest ära või me võime vastutada ka nagu natukene, mis on ka nagu vale, et nagu ja see on kuskil tasakaalu otsimine jälle see koht, kus on kõige nagu mõnusam punkt. Ja kindlasti tasakaal. No ma ütlen seda, ma ei ole mingi guru või ei ole mingi, mis iganes asju läbinud. Ma lihtsalt räägin sellest, mis ma elus näinud olen omast kogemusest ja see, mis läbi minu hinge on toimunud. Jah, vastutust me ei saa, me võtame tihtipeale teiste eest ära ja sellega me kaotame ka ennast. Et kuna me mõtleme, et me peame kõigi teiste eest vastutama, siis meie mõtted ei jõua kunagi meieni. Meie mõtted on alati nende inimeste eest, eriti kui me oleme vastutustundlikud ka, et siis me kaotame ennast. Et seal peab olema tasakaal, et kui sa tahad teiste eest vastutada, teistele palju anda, siis sa pead selle tasakaalu viima. Sulle endale peab ka jääma, vastasel juhul ei olegi. Aga sa oled ju ettevõtluses ka toimetanud ja ettevõtluses raha teeninud, nõustanud inimesi. Mis sul nagu seal koha pealt õppetunde on raha kohta?
mis sinu õppetunnid on? Ma saan aru, vanasti seal ikkagi kõik, mis tuli, see läks, on ju. Aga mis need õppetunnid tänaseks on? Tänaseks koha pealt nagu oli õiged inimesed, kellega ettevõtlust teha. Tunneta, ära jookse iga asja järgi. Et tunneta ja vahest anna asjadele aega. Ära pressi, ära suru, ära kiirusta. Loomulikult ära jäta asju seisma või ära oota, ma ei tea, jumalikku ilmutust, et nüüd on nii asju, et ma seisan kuskil nurgas ja ootan lihtsalt, et miski nüüd juhtuks minuga. Tee ja toimeta. Ja küll need ideed, mõtted tulevad, küll asjad lahenevad, ole ise toimekas nagu, ole tasakaalus. Et ära rapsi üle ja ära ole liiga aeglane. Vaat aeglased inimesi mina ei salli. Ettevõtlusega on jah, minu meelest on üks kõige huvitavamaid asju üldse, mis teha. See on ka selline käivitaja, et ma ise õpin ka iga kord ju, iga päev üritad ikkagi saada maailma asjadest nagu ettevõtlustest asjadest nagu rohkem aru. Et aga ma olen siuke omamoodi vend, siuke omamoodi lähenemisega, aga tundub, et vahest toimib ka. Aga huvitav on see, et su esimene ettevõtlus, mis see oli? See oli poksimasinad. Poksimasinad Õemehega 2 peale. Käisime üritustel poksimasinatega kohal ja see on see koht, kus vaata, lööd selle rusikaga vastu poksikotti ja siis näitab, kui palju sul powerit on. No ja siis me teenisime nende härjastunud härgade pealt, kes kõik natukene napistunud olid, jah. Vett olid joonud, et need tagusid neid münte siis, mis meie siis pärast välja võtsime, nemad ja veel omakorda tagusid seda poksikotti, mis neile palju rõõmu pakkus, aga jah, see oli meie esimene äri. Lahe äri iseenesest, päris miinusbusiness ei olnud, et saime endale väikse lisakassi, aga tollel hetkega võib-olla mitte nii tulus, aga üliõpetlik jällegi. Oli õpetlik ja oli ka mul sellest õnne osa saada. Oli. Nägid, kuidas mehed peksid enda käeluid puruks, ühel päeval tuli järgmine päev, teisel päeval ja palju kaklusi oli lõi teise käe. Et pärast tuli naisega koos, mõlemad käed olid kipsis, et on kihvti lugusid olnud selles mõttes. Täpselt. Aga sa oled veel ettevõtlust teinud ja me oleme koos ettevõtlust teinud. Meil oli koos ju koristusettevõte. Jah. Mis see sulle õpetas, sest sa panid ka väga tugevalt oma õla alla sinna ettevõttele? Jah, tänaseks see õpetas mulle jälle selle, et nagu me enne rääkisime vastutusest, on ju, tollel hetkel, kus mina olin enda seest nagu ära andnud palju, samas nagu kõik andsid, aga ma tundsin, kuna ma olen siuke isiksus, ma tundsin, et ma pean kõigest vastutama. Et seal oli ka see asi, et õigel ajal tuleb ära lõpetada. Ja minu meelest me sai enam-vähem õigel ajal ära ka lõpetatud. Et me ei jäänud kuidagi ei pankrotti ega midagi, ja saime midagi nagu ikkagi jäime plussi ka. Et aga see ettevõtlus näitas nagu väga palju selliseid tahke üldse ettevõtluses, kui palju sa pead ise vaeva nägema seal, koristama. Kristjaniga koristasime neid korterid küll ja küll. Higi ja pisaratega. Ja oli väga tubli esimene ekstüdruk Adriana, kes toimetas ja tegi, oli äärmiselt, kes tegelikult on ka Eesti koristuse koha pealt, koristuskvaliteedi või puhastuskvaliteedi koha pealt tegelikult ikkagi väga kõrge tase. Adriana on perfektsionist. Kes aitas selle ettevõtte tegelikult taseme nagu üles viia. Et see on jah, väga tänulik talle selle eest, et ta selle asja meiega kaasa tegi ja tema oli seal üks alustava. Väga oluline alustava. Ja väga üks kõige olulisemad alustava. Tugev tiim. Et tugev tiim oli jah, mina panin süsee kokku ja süsteemi ja Kristjan tegi turundust ja asja. Lahe oli. Tegelikult asi kasvas väga hästi. Ja nüüd on ta uutes kätes ja on sama tubli edukas. Tema aeg sai läbi ja praegu ta on väga edukas, juhib Timo ja Timo on tubli ja söökas noormees. Ja et see on lahe. Meie oleme jälle tegemas uusi ettevõtmisi, aga sellest võib-olla lähitulevikus. Jah, täpselt. Aga äkki läheks poisid nüüd sinna teemale, et sa hiljaaegu tulid tagasi Palilt. Mis sind sinna viis? Ja. See on hea küsimus. Ma käisin Palil. Palile viis mind
Palile viis mind siis põhjus, et ma olin nii kuradi väsinud kõigest ja kõigist. Kõik need suhete värgid ja kõik see töövärk, see ületöötamised asjad ja kõik inimestest olin väsinud. Ma olin hästi palju enda sees nagu pettunud kõigis ja ma ei saanud enam aru, mis toimub. Tahtsin nagu hing tahtis seest katki rebida ennast. Ma olin nagu nii väsinud ja pettunud, et see oli ulme. Ja siis ma kaalusin seda asja tegelikult Palile minekut juba eelmine aasta. Ma teadsin, et ma pean mingi hetk muutma midagi. Et see tuleb ette võtta. No ja siis kõik need mõtted ja see depressioon ja asjad kokkuvõttes mind sinna Palile viisid. Pidin tööd tegema, et saaks endale seda lubada. Ja siis ma läksin 1,5 kuuks Palile. Ja siis seal algas minu muutus. Aga sa alguses nagu veel kahtlesid ka minu mõnest viimased päevad, kas minna üldse? Isegi lennujaamas tegelikult ma olin täiesti tuim, kuna ma olin nii tühi ja mul oli nii valus ja pettunud ja kõik oli jama ja kõik oli mõttetu. Isegi lennujaamas ma veel mõtlesin, et ma ei tea, okei, ma lähen kohale, ma olen ära maksnud pileti juba, et davai, ma lähen. Ja siis sealt algas suur muutus. Aga mis ma tahan ka välja tuua on see, et Pali on sind toetav koht. See ei ole imedemaa, kus sa lähed ja siis ma lähen teen mingi retriidi ja siis ma olen ümbersündinud, eks? Ümbersündinud, et kindlasti seal on sellised retriite ja asju ja nii edasi, aga see, su enda töö on ka seal väga oluline. See on vist teekond tõega iseendasse. Sa kohtud seal kõigega. Ja, et seal on see koht, sellepärast ma tahangi öelda, et paljud ütlevad, käis nüüd Palil, tegi seda spirituaalset värki kaasa. Ja vuhuud on ju. Tõmbas rapeed ninna. Tõmbas rapeed ninna ja siis pani need kottpüksid jalga ja hakkas patsi kasvatama ja nii edasi, aga tegelikult ma ütlen teile nii, et vaimsus või spirituaalsus, see ei ole ainult voodoo. Et see vaimsus on see, mis me enda sees kasvatame ja see, mis meie sees kasvab. See on hinge kasvamine, eks ole? See on igatipidi seotud hingega. Ja kes tahab mõelda teistpidi, las mõelda, et seal ei ole vahet. Et kõik meie ümber on uus ja huvitav ja imeline ja on olemas neid asju, mida me ei märka ja ei näe. Ja kes tahab, see usub ja kes ei taha. Aga räägi sellest, millega Pali sind esmalt hakkas kostitama. Mis olid need kogemused, mida sa hakkasid tundma ja tajuma? Pali üleüldse, vaata minu esimene reis, ma olen 28-aastane ja ma pole kunagi Skandinaavist välja reisinud. Ja minu esimene reis väljamaale, suurde maailma. Üksi, täiesti juhuüksi. Läksin kohale, jõudsin kohale, täiesti teine maailm. Mis asja, mis siin toimub nagu mis kuradi koht on sattunud. Džunglis, jah. Et jõuad sinna kohale ja siis vaatad, et see ei ole see koht, see ei ole Eesti. Tuleb sisse, ma ei ütleks, et hirm, aga selline nagu segadus, et kus ma siis olen. Või kõhedus või? Jah, siuke nagu, et kus ma olen. Ja siis ma mäletan hästi, see esimene päev oli see, et mul oli hotelli võetud Kutasse ja siis ma ei oskan seal esimene päev kuidagi ära olla. Ma jõudsin nagu hotelli ära, viisin oma asjad ära ja siis läksin nagu jalutama kohe. Ja siis ma ei suutnud kuidagi ära olla ja siis, ma ei tea, keegi saatis mulle tee peale ühe laheda kuju, kes võttis mul nagu siukse pinge maha või siukse nagu ärevuse maha, et kohtusin seal ühe laheda tätoveerijaga, kellega tegime lihtsalt trepi peal suitsu. Ja siis ta ütles, et rahu. Et tule istu, ma teen sulle kohvi, ajame juttu. Ja siis ta seal tutvustas mulle neid asju ja tutvustas seal kohe seda maailma, mis seal toimub. Et näed, isegi siis saadetakse sulle tee peale inimesi, kui sa ei oska arvata. Tundud, et oled nii üksi, aga lõpuks ikkagi keegi aitab sind. Aga jah, Palil üleüldse edasi liikus asi nii, et ma läksin Ubudisse. Ja minu Pali üheks eesmärgiks sai ennast nagu korda teha. Et seal ma sellega alustasin. Ja alustasin nii, et siis alguses elasin sisse, vaatasin seda nii-öelda turistielu.
ja siis hakkasin vaikselt sinnapoole minema, et seal jätsin suitsetamise maha. Ja peale suitsetamise mahajätmist ma arvasin, et see on nii vajalik selleks, et ma pean nendest sõltuvustest ennem loobuma, kui ma hakkan seda Puhastuma et ennem täielikult, pean on ju. puhastuma täielikult, et mul ei ole nagu, et keegi teine ei hoia mind ohjas. Sõltuvus hoiab sind ohjas. Budistid ütlevad seda, et ma küll ei ole, mul ei ole mingit religiooni või asja, mida ma hullult nagu kummardan või asju, aga budistid on hästi öelnud selle kohta nii, et korraks mõtlen. See oli selline lause, et kontrollimatu iha võrdub kannatusega. Ehk siis kõik sellised nagu samamoodi need See on sõltuvused sügav tõde, Ja. see täpselt nii on. et need ongi kannatus ja mina sain aru, et ma pean neist ennem lahti laskma, kui ma tahan enda sees midagi muuta. Sest need ei lase mul muutuda, need hoiavad mind ohjas. Ja siis ma lõpetasin selle jandi ära, selle suitsetamise täpselt samamoodi, et oligi, et alguses üks päev, terve päev ei teinud ja siis tundsin, et õhtul täitsa peks hakkab kakkuma, noh. Mõtlesin, okei, ma annan järgi, ma teen selle ühe ära. Tegin selle ühe ära ja ütlesin, nüüd on kõik. Ja oligi kõik. Ja see oli kuradima raske ja keegi, kurat, ärge öelge, et on mingit kurat lihtsamat lahendust. Ei ole. Oledki seal 3 päeva, oled seal põranda peal kägaras, mõtled, et kurat, mis saab. Et halb on olla ja söögiisu on ja siis ei ole ja siis külm higi ja nii edasi. No jah, nii on. Ela üle, ole mees, noh. Tahan muutuda See on nagu keha võõrutusprotsess, Ja, mis ongi selles mõttes selle kogu loo juurde käib ju. Ja, absoluutselt. Et noh, sellega tuleb lihtsalt, see tuleb vastu võtta, kõik siuke jama tuleb vastu võtta. Milliseid üllatusi sul veel oli? Millega sind veel? Mis on siuke kõige parem teadmine või kogemus, mis sa sealt kaasa võtsid? Ei, no eks seal oli ikka huvitavaid asju ka ikka, jah. Seal oli igasugu asju, oli huvitavaid asju. Mehena ma kasvasin seal võib-olla kõige rohkem tänu sellele ka, et ma olin üksi. Esimest korda elus ma olin üksi, kus mul ei olnud kaaslast. Et kuna mu suhted olid siis nüüd kõik ära lõppenud ja ma läksin üksi sinna, siis ülivalus koht, kus olla. Kui sa lõpuks seisad ise endaga silmitsi. Et sul ei ole ei tuttavaid, sõpru, sugulasi seal, vaid sa oled üksi. No ja siis hakkab valus. Ja lähed, käid söömas väljas ja kuidagi isegi nagu otsid inimeste tähelepanu või otsid nagu inimeste juuresolekut, et sa nagu ei tunneks ennast nii üksi. Aga sa elad seal seda üksikut elu, mis on väga oluline, mis tuleb läbi teha. Mõned head nädalad. Ja siis sa tunned, et hakkab kergemaks minema. See õpetab, ma arvan, kõige rohkem, kui sa lõpuks suudad iseendaga olla ruumis. Niimoodi, et sa vaatad iseendale otsa. Et peale seda, kui ma selle suitsetamise maha jätsin, on ju, seal palil, siis ma võtsin uuesti ühendust Minniga. Ma ütlesin Minnile, et kuule, nüüd on seis siuke, et ma olen omalt poolt teinud nagu siuksed asjad. Et kuna me oleme vähe suhtlenud, me oleme aasta jooksul 2 korda suhtlenud. Ja siis ma mõtlesin, et ma helistan talle ja ütlen, et kuule, et kas oskad mulle nõu anda, et kuhu ma üldse seal palil peaksin esimesel minema või midagi tegema. Ja siis ta ütles mulle, et rääkisime seal, avasime neid kaarte ja siis ta ütles, et esimese asjana on vaja sul häbist üle saada. Ja, häbist üle saada, no täiesti ulme, okei, mis häbi mul siis on? Häbi olla mina ise või häbi või nagu siuke karta. Häbi olla nähtav. Ja häbi olla nähtav, jah. Ja siis ta ütles mulle, et lähed sinna ekstaatiline tants, vot just, jah. Ekstaatiline tants. Et lähed sinna ja lähed tantsima, noh. Ja siis ma kuulan teda ja mõtlen, et ma ei tea, mis üritus räägib? Okei, ma olen elus igast kuradi jama korraldanud, küll ma teen selle sajoobiga ära, et vahet ei ole, ma olen tantsinud seal siis vähekene, mis ta ikka nii hull on. Ja siis seal lähed sinna seda ekstaatilist tantsu tegema ja siis vaatad, et okei, terve rahvas on kained kõik, on ju. Kõik seal ootavad, hakkab tants pihta, on ju. Ja kõige hullemad on esimesed 15 minutit.
see häbitunne, vaata. Ja siis sa saad vaikselt sellest üle, et siis sul on nagu peale seda nagu savi. Aga minule see ekstaatiline tants nagu sedapidi nagu mingit ulme asja nagu juurde ei andnud, mingit ulme vabastust või midagi sellist. Küll aga seda häbitunde asja, ta nagu valmistas mind ette natukene nagu järgmisteks asjadeks. Et järgmisel päeval ma läksin sinna 9D hingamisse. No ma mõtlesin, et ma tahan Palilooles proovida mingeid praktikaid. Mis see endast kujutab? See kujutab endast seda, et sa lähed hästi sügavale meditatsiooni seisundisse, ütleme nii, lood kontakti endaga läbi hingamise ja läbi helide, erinevate toonide. Et seal mängitakse mingi 432 hertsi toone ja siis Need vibratsioonid, helivibratsioonid siis oled seal kuidagi. pikali lamad ja siis viiakse sind nagu sügavasse seisundisse ja see on lahe, see on lahe kogemus. Ma proovisin seda isegi 2 korda. Et see oli päris selline asi, sa saad mingisuguse kontakti jah endale lähema, see toob hästi rahulikuks sind. Et see oli kindlasti huvitav. Aga jah, ta andis midagi, aga päris tervikpilti, saage aru, et see ei lahenda nagu, et see võib anda midagi juurde, aga see ei ole see, et see on võti, et davai, mine nüüd Palile ja mine tee see 9D hingamine, ei ole nii. Meil on väike vend Marken, väga lahe säga, seesama kutt, kes on ratastoolis. Tema tegi sama kasvu, mida mina tegin Palil olles, tegi tema Eestis samal ajal. See oli hästi huvitav. Ja teil on kunagi olnud naised, on olnud ühed, et seal nagu mingid mustrid on eks meil sarnased. mingi selline connection on siis jah. Aga ühesõnaga Marks tegi sama kasvu läbi minuga samal ajal. Praktiliselt ühel ajal tegite. Ja alguses isegi enese teadmata me kuidagi toetasime ennast. Nagu see oli lahe asi. Ja ta tegi ja ta kasvas samamoodi, ta sai oma hirmudest ja asjadest üle. Et sul ei ole vaja Palit või mingit muud. Sa saad ka Eestis seda hakkama. Aga nagu mina, mul oli seda vaja. Mul oli vaja sellest sajoobist välja saada, mul oli vaja minna eraldi, mul oli vaja olla üksi. Ja seda saab ka teha mujal kindlasti, aga Pali on toetav, kui sa tahad seda teha. Seal on lahedad inimesed, kõik on lahedad inimesed, seal on spirituaalsed inimesed, on lahedad inimesed, kohalikud inimesed on lahedad inimesed, väga-väga lahe seltskond on seal, väga kirju ja väga lahe seltskond. Et jah. Aga sa tegid veel midagi väga olulist ja ületasid iseennast Palil. Mis see oli? Sa mõtled spordisaavutusi? Jaa, spordisaavutusi ikka. Jaa. Kuidas siis hakkab see hirmudest üle saamine? Tulebki teha neid asju, mida me mõtleme, või kuidas hakkab üldse enese kasvatamine. Tuleb teha siis neid asju, mida me oleme mõelnud, millega me hakkama ei saa. Ja minu üheks selliseks asjaks on sport. Kuna ma olen olnud mõlluvend, pidu pand kogu aeg, siis ega see sport ei ole nagu minu ala olnud. Iivani sport rohkem. Oleme ausad, ma ei ole ühtegi mingit kestvusala või mingit jalkat ja asju ja mingit jooksmisi ja teemast ma ei ole teinud. Mul ei ole võhma olnud. Ja siis Palil olles ma mõtlesin, et sitte ka, siin on mul aega. Ma lähen teen. Ma lähen proovin taiboksi. Ja siis, ma olingi suht kindel, et mul võhma ei ole, jalad ei tõuse ja ma ei tea, mis iganes veel. Ma olin enda jaoks ikka... Seda põhjust välja mõelnud. Ja hulluks ära mõelnud. Aga läksin kohale, vedasin ennast kohale lihtsalt sellepärast, et mine ja vea ennast kohale. Ja täiesti crazy. Sain laheda treeneri endale. Esimene kord ma ei saanud lahedat treenerit. Esimene kord ma sain ühe poiskese. Sellega tegin lihtsalt kino. See oli teisest saalist. Aga siis, kui ma teine kord läksin, otsisin uue saali endale, siis ma sain väga-väga laheda treeneri. Ja ta õpetas mulle hästi palju. Ta õpetas mulle seda taiboksi on ju, mis mega lahe asi, mida teha. Meestele soovitan kindlasti. Toob teis selle mingisuguse mehelikkuse välja või siuke, et sa tead, et sa oskad natukene madistada. Kas taiboksi võib sõnastada nii, et ta toob
sellisest metsikulisest poolest välja niisuguse, toob tasakaalu või õpetab seda kuidagi juhtima või? Tead, eks need, Või kuidas, mis sinul see? kes seda alaga rohkem kokku puutuvad, nad oskavad parem vastata. Mina tegin seda ainult siis kokkuvõttes 3 nädalat iga hommiku kell 9. Et aga nii palju, kui mina nägin seda, mis ta minus esile tõi, oli see, et distsipliin, see, kuidas see trenni tehti, see võhm, asjad, kõik see ülesehitus, see, milleks ma olen võimeline, see, kuidas see treener nagu aitab sind selleni viia, väga lahe. Ja ta andis sulle siis nagu tasakaalu mehena, on ju? Ja, ta andis mulle mehena tasakaalu ja ta andis mulle nagu, ikkagi ta annab sulle mingisuguse jõu ka mehena, et sa tead, et sul ei ole vaja kätega vehkida tänava peal või kus iganes, seal saalis sa saad üsna palju aru, et sellistel asjadel ei ole mõtet, aga ta annab sulle meelekindluse ikkagi mehena, kui sul on vaja kaitsta oma pere või iganes, siis sa võib-olla natukene oskad rohkem kui teine mees. Et see on nagu, see on niisugune lihtsalt mehelik osa, mis ta annab juurde, et see minu meelest ka väga oluline koht, ma soovitan seda kõigil proovida. Et ja see treener andis mulle inimesena hästi palju juurde. Ma olin seal ka selline, kes kuidagi nagu iga kord, kui ma mingi eksimuse tegin, siis ma andsin sellest nagu iseendale märku ja ma andsin treenerile ka seda märku. Ja ma olin selline, et umbes, et läks valesti, siis ma nagu, läks valesti, pean uuesti tegema. Ta ütles, et ära tekita seda momenti, kus sa saad aru sellest veast või nagu, et sa näitad kõigile välja, et sa näitad iseendale ka välja, et see on viga. Et tee lihtsalt edasi, mine edasi, kuni välja tuleb. Ja see oli ka huvitav asi, mis nagu ära õppida, et ära kogu aeg reageeri oma mingite vigade ja asjade peale. Mine tee edasi, tuleb välja. Et lahedad asju. Ja kui sa näed enda juures ainult vigu, siis see pessimism on päris kiiresti tulema. Väga õige, nõus. Et jah, see boks andis ja mis ma veel, surfi tegin veits, proovisin seal, ka väga lahe asi. Aga sa said täitsa laineharja peal oldud. Sain jah, väga lahe asi. Et jah, sai sporti tehtud ja tänaseks ma tean, et mul kõvasti. Et mul jalg natuke tõuseb ja et mul on võhma ka. Ja tänaseks ma olen oma nii-öelda füüsilist nii palju muutnud, et ma käin iga hommikul jooksmas või kõndimas, oleneb tujust. Käin palvetan ja kindlasti mõtled, vend on ikka segi kakkunud ennast. Käib ja palvetab. Ega see palvetamine ei tähenda, et sa oled kuskil uskumuses sees või sektis sees. Eks see on side iseenda ja universumiga, eks. Enda nagu paika viimine iga hommikul. Ma olen täna rohkem energiat täis kui kurat terve elu jooksul kokku. Ma panen läbi seina niimoodi, et vähe ei ole. Ja mulle meeldib, ma mõtlesin ühe laheda lause välja, et ma olen võimeline jooksma läbi kõikide seinte. Ja nendel päevadel, kus ma ei ole võimeline, ma puhkan ja keegi ehitab neid seinu, et oleks läbi mille joosta. Väga targalt öeldud, nii on. Ja uskuge või mitte, kui sa oled selle teekonna läbinud, kus sa ennast nagu tood siis enda keskele, lähed enda tõele, vaatad endale näkku, annad endale andeks mingite asjadega, enamus asjadega pead andeks andma, siis uskuge mind, et teie elu muutub. See energia ja kõik see tuleb tagasi ja te olete võimsad inimesed. Ja uskuge mind, et on ka praegu mul sittasid päevasid, sellised, kus ma tunnen, et nagu kõik käib üle pea ja mul viskab nagu korralikult ventikasse asja ära, aga ma oskan ennast täna kohale tuua. Ma oskan ennast nagu rahustada, viia enda keskele tagasi, mõelda, mu pea on puhas. Mul ei ole enam segadus peas. Mulle meeldib elada, nagu millest on kühvel. Enam ei ole kühvlit, selles suhtes lahe on. Hoopis teine tubaks, nagu öeldakse. Või sa oled mees, kes ei karda vanakuraditki. Ja, eks ma täna lahendan ka ju igasugu hirme ja asju enda sees. Et ma töötan iga päev ja lahendan oma kõiksugu asju, mis on samamoodi materiaalselt nüüd endale põhjustatud siin eelnevas elus on ju. Ja asju ma teen kogu aeg. Sa elad selle sees. See on lihtsalt elu osa, vaata. Et ärge mõelge seda, et kui te lähete kuhugile nagu hullult, käite mingid spirituaalsed kohad ja asjad läbi, on ju, et te nüüd olete nii zen. Neid inimesi on, kes jäävad sinna zen seisundisse. Mõnes mõttes on see hea,
teises mõttes ma mõtlen, et see on liiga mugav, kui sa jääd ainult sinna hea poolele, et sa pead vahepeal nagu maa peal ka käima, et sa pead nagu mööda seda. looma selle tasakaalu ja on ju. tasakaalu looma, et see tasakaal niikuinii kõigub. Seal ei ole nagu vahet nagu, ja sellepärast on ka see, et noh, saa aru sellest, et kui sa teed endaga tööd, siis on need halvad päevad, aga kurat, neid häid päevi on rohkem. Nii lihtsalt ongi. Kas on mingi selline küsimus, mida me oleks pidanud küsima, aga oleme jätnud küsimata? Selline küsimus, mida oleks pidanud küsima, aga jätnud küsimata. Midagi, mis sa tunned, mida sa tahaksid ega see aeg on selles suhtes vaata lühike, et noh, tegelikult võib-olla on mingid asjad, mida ma olen vahelt ära unustanud või lisada, aga eks need asjad jõuavad ka inimesteni. Siis sul on põhjust meie juurde järgmine kord tagasi tulla ja teine lugu see, et ühel päeval... küsimus on, mida ma ise unustasin, on see, et kuidas sa plaanid ise seda kõike kogetud edasi anda või õpitud kuidagi, kui mingi inimene kuulab praegu ja tahaks võib-olla sinuga lihtsalt üks-ühele vestelda, et saada nõu sinu käest või mingit sellist mehelikku toetust või abi või soovib ka mingit muutusi läbi teha, siis kuidas sa oled mõelnud, kas sa võtad inimesi endaga üks-ühele vestlema või mitte või kuidas see täna on? Jaa, et ma ütlen selle kohe ära teile, et ma olen lihtsalt üks vana, kes on ühe jama läbi teinud ja võib-olla näeb ja märkab teiste puhul veits rohkem. Et kuidas siis aidata teisi. Ma arvan, et õlg olla, aidata peegeldada ja teiseks on see, et lihtsalt nagu olemas olla või kohal olla. Et ma kindlasti inimestena üritan olla see, kes ei kritiseeri teisi või ei anna sulle hinnangut. Et kui sa oled vaata endaga, ma tean ennast, mis ma olin võib-olla 3 kuud tagasi. Noh, ma olin pekkis omadega. Täna, kus ma olen enda keskel, mul ei tule pähegi kedagi kritiseerida. Aga samas sa oled väga aus ja otsekohane, nagu mingi asi läheb nagu... Ja tänaseks ma olen aus ja otsekohane, sest see on oluline. See on lihtsalt oluline. Mida rohkem me endale valetame, seda rohkem me ennast... kirjumaks oma elu elame. Ja sinna musta auku tirime, et see lihtsalt on. Meil on plaanis kindlasti vendadega midagi lahedat teha. Meil on Marken, kes on samasuguse teekonna läbinud. Gert, kes juhib saadet, mega lahe olete selles suhtes, et väikest venda vaadata, kes juhib sellist suurt saadet, mida vaatab nii palju inimesi. Pisart tuleb sinu. Ema on ka väga uhke. Ja, et sa oled mega tubli. Minul endal sellist kaamerajulgust ei ole olnud. Aga hirmu ka ei ole. Hirmu, no ma ei tea, kui palju ma siin puterdanud olen, ja see on ikkagi esimene kord ja niimoodi, et võib-olla tuleb midagi. Ja kõik on väga ladus ja ilus. Kas sellest, mis iganes sellest tuleb, äkki kellelgi on abi, on ju. Et jah, et ärge mõelge, et ma olen mingisugune, tead küll, mis, et ma olen mingisugune inimsööja, et ma niimoodi siin otse või asja ausalt. Et ei, mul on hea hing ja mul on toetav hing ja ma olen olemas, kui on tarvis. Et jah, vendadega äkki me teeme midagi lahedat see suvi, me vist paneme äkki võib-olla mingi ürituse kokku, kus lihtsalt inimesed saavad tulla, rääkida meiega, ennast vabalt tunda, võib-olla keegi tahab lihtsalt olla koos ja tunda, et jagada mõtteid ja hinge, oma lugu. Jah. Väga lahe, väga. No sellest saab kõik, ütleme, et see ei ole täna paberi peal, aga meil on mõtteid ja plaane. Ja, aga võib-olla küsiks viimase küsimuse ja ma paluks selle viimase küsimuse küsida meie blondide juustega naisterahval, kes istub minu kõrval. Tead ma isegi vist, ma korraks mõtlen, kas ma tahtsin midagi veel puudutada või? Ütle südamelt ära, kui tõesti on midagi sellist. Ma mõtlen korraks, see läks minust mööda. Aga ma tean, et ma tahtsin midagi veel puudutada. Aga küsige, äkki mul tuleb veel meelde. Vaata, kas sul tuleb meelde, aga kas see blondide juustega naisterahvas minu vasakul käel? Küsimus on valmis, kuumas ja ootab. Mis on, Maarjo, sinu hingetee? Nagu konkreetselt minu hingetee? Jah. No tänaseks päevaks ma olen aru saanud sellest hingeteest, et ma vist tahan ka mingis mõttes olla see majakavaht, on ju. Ja siis teine asi on see, et ma tahan businessi ajada, Business? Et ma tahan olla selline lahe ja toetav säga, et tahan olla mees, kes täidab ruumi oma soojuse ja kohalolekuga ja turvalisusega. Et see on see, kes ma täna olla tahan ja see on minu hingetee. Väga ilus.
väga armas. väga. Ma olen, kallis poeg, sulle väga tänulik, et sa oma julguse ja avatuse meie siis kuulajateni, vaatajateni tõid. Sest ma tean, et meie maailmas on neid inimesi, noori hingi väga palju, kelle eluvalu ja raskused on üksinduses, enesega heitlus. Et sinu sõnum tulla välja, astuda ellu, võtta kokku julgus, see oli väga aus ja väga ilus otsus. Aitäh sulle, kallis poeg, et sa tulid. Olge lahked. Ja ka mina pean omalt poolt tänama sind, et sa tulid meile saatesse. Minu meelest on väga ilus, kuidas sa jagasid iseennast ja väga ausalt ja kohti, mis on võib-olla väga paljud mehed hirmuvad nendest asjadest rääkida. Et sina rääkisid nendest lihtsalt ja vabalt. Ja mille üle mul on eriti suur tänutunne ja õnnetunne on see, et ma saan nimetada sind oma vennaks. See on, ma arvan, see on kõige suurem asi üldse. Samad sõnad. Ma olen Aitäh teile ka sulle. väga tänulik. Aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh, ema ja vend.